Tere õhtust, kallid kodutütred, noortejuhid, lugupeetud peavanem, kallid külalised. Tere tulemast kodutütarde 91. aastapäevale pühendatud kontsertaktusele. Palume teil kodutütarde lipu sissetoomiseks ja Eesti Vabariigi hümni laulmiseks püsti tõusta. Mina olen noortejuht Kirsika. Ja mina koerurühma kodutütar Kristiine. Kodutütardel on üks armas traditsioon. Nimelt pidulikul koosviibimisel süüdatakse küünlad. Kristiine, kuidas oleks, kui teeksime seda täna koos? Olgu. Uskumatu, kodutütred saavad juba 91. Palju õnne meile kõigile! Juhuu! Pidupäeva puhul pakuvad meile muusikalisi elamusi Koeru muusikakoolis. Õppivad koerurühma kodutütred. Ja hiljem näeme tantsimas Koeru keskkooli rahvatantsijaid tantsurühmadest Väänikud, Varbad Villis, Välejalad ja neidudrühmast Vindiga. Kõikidesse tantsurühmadesse on osavalt maskeerunud ka Koeru kodutütred. Teemegi teile, head saalis viibijad, väikese tähelepanu kontrolli. Ja, kes arvab ära, mitu kodutütart täna laval esinevad, saavad meie poolt ühe auhinna. Täpset arvu küsime kontsertaktuse lõpus.
aga nüüd teie ees kodutütar Lilit lauluga Olematu laul ja flöödipalaga Majake mere ääres kodutütar Lilian. Klaveril saadab lauluõpetaja Koeru Jaaskonna naiskodukaitsja Liana Kullassepp. Ainult õhk on me vahel nii puhas ja hõre, et üleni päris sind näen. Ent sees õhus on ees valgest augusest võre ja ma kordan, et sirutad ja tuuli vaid tunned, sest mind ju ei ole. Tuul on kõikjal ja tuules üks lind sulle laulab, et midagi muutunud pole. Ära taipa, et polegi mind. Minu juured on kevadet ootamas mullas, ise lendan kesk taevast ja lund. Vahel helbena suudan su juurdegi tulla ja sa näed minust heledat tund. Kuid tuuli vaid tunned, sest mind ju ei ole. Tuul on kõikjal ja tuules üks lind sulle laulab, et midagi muutunud pole. Ära taipa, et polegi mind. Ära püüa mind kutsuda, valjusti hüüda, ma ju kuulen, kuid tulla ei saa. Mind ei ole veel olemas sinule nüüd ja endas hoiab mind külmunud maa. Sina hellita tuuli, sest mind ju ei ole. Tuul on kõikjal helsinine tuul. Ära kutsu mind, niikuinii sinuga olen. Lumehelbena sul on suul. Aitäh!
Kristiine, sinul täitus alles hiljuti 1. aasta kodutütrena. Olid väga tegus ja rühma aktiivsustabelis, ma tean, ma olen sul rühmavanem, oli sul lausa 201 aktiivsustundi. Eelmisel nädalal said veel salgajuhiks aga millised on need kõige põnevamad tegevused, mis sulle sellest esimesest tegevusaastast meelde jäid? No ikka see suvine vahupidu Lõõlas ja siis need põnevad töötoad noortejuhtidelt, maitsev jäätis ja Ukraina sõbrad, kes meiega laagris olid. Õnn pole miski, mis sa kogud, vaid miski, mida sa mäletad. Milline aga oli kogu Järva ringkonna aasta? Sellest saame peagi kuulda meie ringkonnavanemalt. Palume pidupäeva kõneks kõnepulti Järva ringkonnavanema Kerli Leidi. Austatud peavanem, armsad kodutütred, noortejuhid ning kallid külalised. Märkamatult on mööda läinud jälle üks aasta ning taas oleme kokku tulnud meie ühisele sünnipäevapeole. Palju õnne meile kõigile. Noorteorganisatsioon loodi 19. jaanuaril 1932. aastal sooviga kasvatada järelkasvu naiskodukaitsele. Tänaseks on see eesmärk natuke teistsugune. Eelkõige kasvatame organisatsiooni eetilisi kodanikke, kes armastavad oma kodumaad, on ausad, kohusetundlikud, truud ning hoolivad üksteisest. Nad armastavad oma Eestimaad. Aasta 2022 oli organisatsiooni juubeliaasta. Juubeldasime ka meie. Meie organisatsiooniga liitus 50 kodutütart Järva ringkonnaga. Meie jaoks on see paras ports rõõmsaid särasilmsaid tüdrukuid. Järvamaal on nüüd meid kokku 344 kodutütart ja 23 noortejuhti. Lisaks sai ühest kodutütrest tubli noortejuht ja 4 kodutütrest said naiskodukaitsjad. Oleme uhked, et oleme üks mõnus suur pere. Nagu ikka, rõõmudega käivad koos ka mured. Meie murekohaks on mitteaktiivsed noored ja mõningased ka noortejuhid. Aga me ei lase sellest pead norgu. Leiame kindlasti võimaluse, kuidas aktiveerida ka need passiivsed noored. Õnneks on rõõme meil rohkem kui muresid. Meil on alati rõõm südames ja sära silmades. Tutvudes eelmise aasta kokkuvõttega, rõõmustasin väga, nähes, kui aktiivsed on meie kodutütred. Meie kõige aktiivsem kodutütar tegi aastas 691 aktiivsustundi ja noortejuht 660 tundi. Ja kui see arvutada nüüd terve aasta peale ära, siis iga päev 2 tundi organisatsiooni heaks, see on ju vägev tulemus. Möödunud aastal oli eelarveliselt väga raske meil. Tahtsime teha palju, aga mida ei olnud, oli raha. Õnneks on meil väga palju häid sõpru. Südames suur aitäh Järva malevale, naiskodukaitse Järva ringkonnale, noortele kotkastele ja kõikidele teistele sõpradele. Ilma teie abita ja toetuseta ei oleks meie mõningased üritused saanud toimuda. Valmistades ette oma tänast kõnet, pani mind tagasi vaatama möödunud 8 aastale, mil ma olen selle organisatsiooniga seotud olnud. Usun, et see, kui ma juhuslikult ja teadmata, kuhu ma tulen, astusin, oli lihtsalt saatuse kingitus. Ma ei kahetse hetkegi, et ma teie sekka tulin. Te olete lihtsalt mulle nii kallid. Tänu sellele on mul täna palju toredaid sõpru üle Eestimaa, palju meeldivaid mälestusi ja õnnehetki, mida ma kindlasti ei oleks saanud ega kogenud, kui ma ei oleks teie sekka tulnud. Nende aastate jooksul on olnud unetud öid, töiseid nädalavahetusi, palju peadmurdmist, tohutut väsimust, aga see on ainult meie mesimagus pingutus, mis teeb tugevaks, arendab meid ja annab palju jõudu. Hinge jäävad ainult head mälestused.
ja vahest saab ka nende üle väga palju nalja visatud. Anton Hansen Tammsaare on öelnud, laste kasvatus on meile enestele rohkem vaja kui lastele või riigile, sest lapsed kasvame kõigepealt ise. Lapsi kasvatades kasvame kõigepealt ise. Lapsed kasvatavad meid palju rohkem kui meie neid. Nõustun sellega ja loodan, kodutütarde organisatsioon kasvab ja kosub koos. Meil jätkub ühist tegevust veel pikkadeks aastateks, sest koos on meil ju nii tore. Olge rõõmsad, tegusad ja õnnelikud. Enne, kui me lähme oma piduliku aktusega edasi, siis tahaksin õnnitleda meie tänast veel ühte sünnipäevalast, meie tublit Väätsa noortejuhti Elinat. Lõpetuseks soovin teile veel kord palju õnne meile kõigile. Aitäh! Vormis kodutütar tervitab järgmiselt. Küünarnukis kõverdatud parem käsi tõstetakse üles kõrvale nii, et sõrmeotsad jäävad silmade kõrgusele. Kusjuures 3 keskmist sõrme, mis tähistavad tõotuse 3 punkti, ausust, armastust, kodu ja isamaa vastu, kinnipidamist kodutütarde seadustest, on sirged ja väike sõrm, mis tähistab isiklikke huve, painutatakse üldhuve sümboliseeriva pöidla alla. Kuule, kas sa mäletad seda, kui sina tõotuse andsid? Muidugi mäletan. Aga nüüd on meil kõigil võimalik olla tunnistajaks 13 uue kodutütre liitumisel. Kristiine, täna on tähtis päev ka sinu õel Saaral. Jaa, ma tean. Ta oli kodus väga ärevil juba mitu päeva. Aga palume piduliku tõotuse andmiseks siia täna liituvad kodutütred ja tõotust vastu võtma ringkonnavanema Kerli ja tema abi Triin Rannu.
palju-palju õnne, tere tulemast meie sõpruskonda. Just nii see on, vaatasin neid armsaid uusi kodutütreid ja iga tüdruku taga on jälle oma lugu, et mina tean oma rühma tüdrukute lugu, et siin päris mitme tüdruku ema oli minu üks esimesi kodutütreid siinsamas, siis oli ka naiskodukaitsjate tütreid seal ja oli ka tüdrukuid, kes eelmisel ringil, kui meil korrus kodutütreid vastu võeti ja Kristiine seda teksti ei ole kirjas, vahest lihtsalt tulevad sellised toredad mõtted, et kes eelmine kord maha jäid või kelle avaldusi jõudnud õigel ajal rühmavanema juurde, et igal tüdrukul oma lugu, kuidas ta leiab selle tee kodutütarde organisatsioonini. Kui minust kodutütar sai, siis mina olin juba 17-aastane. Kui ma saaks aegu tagasi keerata, siis oleksin palju varem kodutütreks saada tahtnud. Mulle tundub, et noortejuhtidel on ka lõbus. No muidugi on, eriti Järvaja noortejuhtidel ja kuidas veel. Mina olen jälle märganud, et nende pikkade aastate jooksul, millel ma kodutütardega seotud olen olnud, et kodutütred on ühed väga erilised neiud ja neid võib täitsa vabalt iseloomustada nii, et kes palju teeb, see palju jõuab. Nüüd on meie ees Koeru keskkooli 3 rahvatantsurühma. Kerli Sirila, kes on ka naiskodukaitsja, juhendamisel Väänikud, Helen Reimann tantsuga Süda tuksub ja Varbad-Villis tantsurühm Helena Mariana Reimann tantsuga Kust laulud saadud. Ja segarühm Välejalad Maido Saare tantsuga Elo tähti, juhendaja Teele Üprus Bobrovski. Just nii. Süda tuksub, tuks, muutun juba kärsituks, leidma pean ekraani ma, ilma ei saa elada. Meil on oma salakeel, peatun kas või sõiduteel, et sulle pilte jagada, muidu ei saa magada, hopsa saa jagada, muidu ei saa magada. Hopsa saa jagada, muidu ei saa magada. Lendaks vabalt nagu lind, aga vanemad ei mõista mind. Kuulan oma sõpru ma, need on palju targemad. Hopsa saa sõpru ma, need on palju targemad. Hopsa saa sõpru ma, tahan näha plahvatust, siis tule aga rääkima, mida ma peaks tegema. Hopsa saa rääkima, mida ma peaks tegema. Hopsa saa rääkima, mida ma peaks tegema. Siis kui kooli lõpetan, ise teisi õpetan, oma enese marsruudiga lähen Hollywoodima. Hopsa saa ruudiga lähen Hollywoodima. Hopsa saa ruudiga saabu suunan muudija. Kuisiime minno alli kandiagi minno kanni meno seie kuure kurgu lõvalõri. Selle muhel ühelem, selle kurgu kumõhm, nii kui pillepedajane, nii kui kannal kadaljane.
Saaremaale Veliteeriast sõna sõlõm. Mul sõnad puudu nõlsõ Venemaa jooriga sada Saaremaale Veliteeriast sõna sõlõm. Kui siime minno olli kandi jaagi minno kanni imenu seie kuure kurgu lõvelari. Sata vihmad kõnõsa. Ma ei pelge sinno, illoma sust saa. Tule kõnõsa. Sukka rinda pista ja subel purjeta. Tuule laiva hinda leita. Tuubel hää on sõita ja ilma kullelda. Korgelt alakai ja hää. Hinda hely alla mõtsu pääle hõigada. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarõb kõne saata selge silmä kõne. Seni rända, kuni targempas ma saa. Kuni käe kerges ja silmä selges saa. Hinda elotähti opi lugema. Opi ilma tundma ja arvama taast saa. Tuule kõne saata sao kõne. Selge silmäkene. Näio suures sai. Suures targempas lugejasta sai. Tuule kõne saata sao kõne. Puhu puhtas paale kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne saata sao kõne.
aga nüüd palume tegusate ja tublimate tunnustamiseks siia ringkonnavanem Kerli ja ringkonnavanema abi Triin Rannu. Olete valmis aplausimaratoniks? Selge. Paneme siis natuke muusikat mõnusat taustaks. Ringkonna juhatuse tänukirja saavad järgmised kodutütred. Kui sa kuulad oma nime, tule julgelt siia ette vaivale. Laura Kalmus, Kädili Kosk, Kaisa Okas, Hanna-Misella Raudava, Lisandra Sõrmus, Heleriin Rander, Elerin Rander, Elerin Raap, Marii Marleen Pille, Mira Adebola Babatunde, Greteli Järve, Hanna Loitmets, Janeli Pala, Lee Pesti, Ketlin Randma, Miia-Madi Sammul, Liselle Tullus, Lisandra Kaugeranna, ringkonna juhatuse tänukirja saavad järgmised noortejuhid ja tegevuse toetajad. Elina Roosileht, Väätsa rühmavanema abi. Malle Hermanson, Väätsa rühmavanem. Evelin Metsis, Naiskodukaitse Türi jaoskond. Riho Osol, Kaitseliidu Paide üksikkompanii. Tõnis Orumaa, laskeinstruktor. Kristjan Vanem, noorkotkaste rühmapealik. Urmas Piigert, noorkotkaste instruktor. Kaido Vaikmaa, meditsiin, esmaabi tagaja, koolitaja. Sten Ivančik, meditsiin, esmaabi tagaja, koolitaja. Indrek Täht, noorkotkaste juht. Ei ole vist. Andres Seenior Viidikas, veoautojuht. Virgo Tiitsu, veoautojuht. Nad on vist sõidus. Kaspar Hinno, veoautojuht. Koeru kultuurimaja. Ei ole sõidus.
meenega, milleks on raamat Kodutütarde mustrit, täname tublisid Meribel Lehemets, Elsa-Maris Ivanov ja Anette Kõiv. Aga nüüd liitub meiega tunnustuste jagamiseks peavanem Ave Proos, et anda üle peavanema tänukirjad. Ja need saavad järgmised kodutütred, need on väga erilised tänukirjad, ma ütlen oma kogemusest. Minna-Mai Kaas, Marta-Sofie Viilup, Anna-Gret Raap, Käti Mägi, Riti Põder, Karoliina Kuusk, Kadi Kägu, Kristelle Laanistu, Laura Enn, Roonja Juuse, Claudia Isabel Orumaa, Emmeline Tšeljadinova, ja peavanema tänukirja saavad meie tegevuse järgmised toetajad. Alar Sakkool, Kaitseliidu lasketreener. No tegelikult ikka kodutütrede lasketreener ka juba. Riina Annus, koos kodutütrega. Janek Männik, Urmas Kõonurm, selge. On suur au, kohe annab meie peavanem üle ka tüdrukutele hoolsuspaelad ja kes need siis saavad, seekord kohe saame teada. Umeli Orav, Marliin Tadr, Regina Rõlkov, Liisi Enn, Bibi Loore Pilipenko, Anneli Saveljev, aitäh, peavanem. Ja nüüd ilmselt kaua oodatud erikatsemärgid. Kodutütred on väga tublid olnud
ja pingutanud kõvasti, et siis saada erikatsemärke endale. Ja meie anname, olete ikka valmis, jah? 11 erinevat märki läheb jagamisele, aga saajaid on oluliselt rohkem. Esineja märgi saavad Meribel Lehemets, Grete Ketriin Osolin ja Pibi-Loore Pilipenko. Tulge julgelt siia. Kunstniku erikatsemärgi saavad Minna-Mai Kaas ja Roonja Juuse. Laskuri erikatsemärgi saavad Riti Põder, Roonja Juuse ja Miia-Liselle Kattai. Aktivist, organisaator Mari-Li Mänd, Meri-Li Mänd, Pibi-Loore Pilipenko ja Kadi Kõrts. Muusik Liisi Enn. Ja Liisi saab ka lauljamärgi, nii et võib kohe mõlemad vastu võtta. Ja lauljamärgi saavad veel Meribel Lehemets, Grete Ketriin Osolin ja Grete Roos. Tantsija Marliin Tadr. Matkaja Laura Kont, Riti Põder, Umeli Orav, Laura Enn, Helis Noodla. Perenaine Daniela Heinsaar, Stella Heinsaar, Laura Kont, Jaanika Suviste. Nobenäpp Umeli Orav. Ja viimane erikatse Mälumängur Marliin Tadr, Ann Tõnise, Ketlin-Liset Preemet, Kädi-Liis Tamm, Stella Heinsaar, Maribel Valk, Greeteli Järve, Mira Adepoola Papatunde ja Keitlin Randma. Ja nüüd oleme jõudnud ühe väga erilise tunnustuse kategooria juurde. Üks kodutütar on veel tunnustada, aga sellest peagi. Nimelt siis antakse välja Järva ringkonna teenetemärk. Ja täna antakse välja 3 Järva ringkonna teenetemärki. Ja esimese saajaks on Lauri Lipp. Väga hea
käest ikka see huvitav võtimüts oli kollane ja mis nad seal tegid kõik ja selline lugu siis, et ma ka aitäh sulle, Lauri. Tänane teine Järva ringkonna teenetemärk antakse välja sulle, kallis Ave Proos. Saad. Aitäh sulle ja palju õnne sulle, Anu Allekand. See oli nagu peaaegu teaduspõhiselt tõestatud siin Järvamaal on kohe äge olla. Aga nüüd kutsume kaasa teid, vaatame, kas te oskate trummipõrinat kuidagi teha. Sellepärast, et kohe selgub, kes on aasta kodutütar 2022. Ja selleks on Marliin Tadr. No Marliini vaja pikemalt tutvustamist, sest ta on väga särav, eeskujulik, ettevõtlik ja alati eesrindlik, tubli Koigi kodutütar. Marliin, ära kaugele, ära kao, äkki saame aasta noortejuhi kusa kõrvale. On ju, ära väga kaugele kao. Nii, teeme veel vä? Õige, sest kohe selgub aasta noortejuht ja selleks on Siiri Sitska! Issa, ma tunnen Siirit. Kuulete hästi, on ja? Suure saladuskatte all võin öelda, et mul ei ole mingit kõne ette valmistatud suuresti, aga ma sooviksin öelda suur tänu teile kõigile, sest et te kõik olete olnud väga oluline osa minu elust ja ma tänan teid, et te olete mulle seda võimaldanud. Mina väga tänan. Aga pean ütlema, et Järvas on nii, et kui sa oled kord noortejuht, oled alati noortejuht ja oled peast ka natuke noortejuht. Olen olnud Järva noortejuht varsti 23 aastat. Kui keegi ütlesin Kerli vist, et 8, siis ma hakkasin ennast natuke imelikult tundma. Aga ära minna ka ei taha.
et kohati tunned, et ei jõua enam, aga siis mõtled, kus ma lähen, aga nemad lähevad ja teevad ja mind ei ole, ei saa ära minna. Ja tegelikult kodutütred, teie olete ka põhjuseks. Sellepärast, et alles hiljuti oli meil koondus ja seal koondusel õppisin mina ka. Nii et sajage edasi. Nüüd võite lahkuda, aga me oleme kannud teil, Siiri, mul 23, sul 24, me oleme kannud, võite lahkuda, minge juba planeerima järgmiseid ettevõtmisi, me oleme valmis kaasuma. Tõesti suured õnnesoovid kõikidele tublidele tegusatele ja ma arvan, et me saime kõik siit väikse pisuiku toimetada 2023 aktiivselt ja tegusalt, on ju? Ja iga kodutütar, kes täna siit läheb oma koju ja siis pärast rühmaga hakkab tegutsema, võtab kaasa sellel aastal, kutsub ühe sellise kodutütre, keda ta eelmine aasta üldse kuskil tegevustes ei näinud. Kas ma pakkusin nüüd lahenduse? Pakkusid, see oli hea lahendus. Ühele üritusele kutsud kaasa, vähemalt, mis kestab 48 tundi, kutsud kaasa sellise kodutütre, keda sa eelmisel aastal üldse tegevustes ei näinud. On ju? Meile esineb Koeru keskkooli neidude rühm Vindiga Elo Unti. Undi. Tantsuga Käokene, juhendaja Kerli Sirila.
parimad ja kõige ilusamad asjad maailmas ei ole nähtavad ega isegi mitte kuuldavad. Neid peab südamega tunnetama. Armsad sõbrad, külalised, te olete alati meie südames. Nüüd on aeg õnnitlemiseks. Kõige esimene sõnavõtt oli registreerutud juba nädala alguses. Palume siia Järva ringkonna instruktor Mare Hendriksoni. Mõni on teinud seda aastaid, mõni juba aastakümneid.
jaksa. Siin ei ole pudel, me oleme lasteorganisatsioon. Siin on soolalambid, Marekene, et sul tervis ikka püsiks, et sul jõud oleks ka meiega edasi olla. Me ei lase sind mitte kuskil. Et miks me seda indiaanlast tegime, kes meie laagrites on käinud, see teab, miks me tegime. Ja kui te veel ei tea, siis peate meie laagritesse tulema. Aga tegelikult rohkem meil registreeritud sõnavõtte ei olnud, et nüüd on vaba mikrofon, kõik, kes soovivad, on oodatud, et teil on natukene aega selleks. Et kes soovib, võib läheneda kõne, alustame peavanemast, siiski, peaaegu registreeritud sõnavõtt. Sõna saab kodutütarde peavanem Ave Proos. No nii, kuna mina juba enne siin poole sõnaga ikka küsisin luba, et on ju ma saan veel sõna, siis ma hea meelega kasutan seda võimalust. Armsad Järva kodutütred, armsad noortejuhid, kui ma täna siit uksest tulin sisse, siis küsis minu käest üks kodutütar. Küsis minu käest teie aasta kodutütar, Marliin, ühe küsimuse. Ja ta küsis, et kuidas te täna siia Järva aastapäevale sattusite, et muidu te ikka käite niimoodi Harjus ja seal, kus on veidi lähemal käia. Siis ma pean tunnistama, et ma olen Järva ringkonna aastapäeval kindlasti 4., kui mitte 5. kord. Mis pani mind tegelikult mõtlema terve selle aja jooksul, mis ma siin sain mõelda, et kõik inimesed saavad oma elus teha valikuid. Ja ka mina teen alati valikuid. Midagi ei ole teha. Meil on ringkondi 15, inimesi palju, kodutütreid ja noortejuhte kokku 4200 ja ma ei jõua alati kõikide juurde. Aga me kõik teeme valikuid ja meile kõikidele meeldib käia kohtades, kus on hea õhk, kus on selline mõnus positiivne aura ja te tunnete kohe, et vot sinna ma lähen tagasi, kui mul selleks vähegi võimalus tekib. Ja me kõik teeme selle valiku siis, kui meid kutsuvad inimesed, kes on soojad, kes on sõbralikud, kes on alati rõõmsameelsed. Ja selle kogu rõõmsameelsuse juures teevad ära ka kogu selle sisulise töö, mida üks kodutütarde noortejuht või ka mida üks kodutütar peab tegema. Ja see on üks äge asi, et mitte keegi teist ei ole siin vastu tahtmist, ma vähemalt loodan. Ja nagu te ise näete, siis mitte keegi teist ei taha siit väga hästi ka ära minna. Ja mul on selle üle ainult hea meel. Kui juubeliaastast juba juttu oli, siis tõesti oli kodutütarde jaoks eriline aasta. Meil oli mitmeid sündmusi, mis võib-olla järgmise 5 aasta jooksul päris selliselt ei kordu. Ja võib juhtuda, et Estonia laval meie laulukoor lähema 5 aasta jooksul vähemalt kokku ei saa. Aga see ei olegi kõige tähtsam. Kõige tähtsamad on need iga üksik kodutütar, kes võtab rõõmuga vastu selle kohustuse, et õppida, et saada targemaks, et saada julgemaks ja ühel hetkel minna siit organisatsioonist iseseisva, hakkama saava kodanikuna ellu. Ja kui mitte kohe, siis loodetavasti ühel päeval tulla tagasi juba veel targemana, tuues ka kogu Kaitseliidu organisatsiooni väljast juurde tarkust ja oskusi. Ja mul on siiralt hea meel, et Järva ringkond on just see
stabiilne ja kindel koht, kuhu alati tagasi tulla ja kuhu ka minul on alati väga-väga hea meel tulla. Ja alles nädal tagasi me kohtusime kõikide Eesti juhtidega, kõikide instruktoritega Tartus, meil oli Kodutütarde keskkogu ja me andsime seal igale ringkonnale välja ühe tiitli, igale maakonnale ja Järvamaa, kui 2 aastat tagasi sai Järvamaa tiitli kõige suurem naiskodukaitsele järelkasvu kasvataja, sest tõepoolest tol aastal läks vist 9 tüdrukut otse üle naiskodukaitsesse ja te olite kõikidele eeskujuks, siis ka sellel aastal 4 on väga hea tulemus, nii et ka selles tiitlis ei ole te latti alla lasknud. Küll aga sai Järvamaa uue tiitli ja see tiitel sobib iseloomustama teid just sellel keerulisel ja ma julgen öelda, et raskel ajal, mil kogu maailmas on raske, mil Ukrainas on eriti raske, siis teie saite tiitli, et te olete Järvamaal oma tulemuse stabiilsed ja head ärategijad, mis tähendab seda, et ei lase ennast kõigutada mitte ühestki tuulest ega tormist, vaid ikka ja jälle igaüks teist täidab ära selle oma kohuse, olgu selleks 48 tundi meie tegevuses osalemine või mõne muu ülesande täitmine, mille te endale võtnud olete. Ja te olete sellega ja oma kokkuhoidva meeskonnaga kogu Eestile eeskujuks. Minu suur tänu teile selle eest, nii kõikidele kodutütardele kui loomulikult kõikidele noortejuhtidele ja palju-palju õnne teile ja meile kõigile. Küll aga, kui Mare ütles, et me leppisime ju kokku, et ei ole vaja neid kingitusi tuua kogu aeg ja võib ka niisama tulla, siis mina ikka tahan alati kas või midagi väikest kaasa võtta. Ja mul on kaasas selline personaalne pakk 2 inimesele. Esimene pakk on Kerlile. Ja ma tahan, Kerli, sulle öelda, et selle aja jooksul, mil meie oleme tuttavad olnud ja selle aja jooksul, mil ma olen näinud sind Järva ringkonna eesotsas, siis ma näen, kui palju sa oled pingutanud, kui palju sa oled siia pannud oma hingest, oma südamest kogu see energia ja ma näen, kui palju sa oled õppinud. Me kõik teeme vigu, mina teen vigu, üle päeva juhtub mul midagi, mis ei lähe nii, nagu peaks minema. Ja uskuge mind, kõik juhid ja kodutütred, kes te tulevased juhid olete, siis siin ringkonna ees otsas ei ole üldse mitte lihtne seista, olla kõikidele meele järgi, vastata kõikide ootustele, olla alati rõõmus. Siis kui ma eelmisel aastal kinkisin Kerlile ühe padja, mille sisse siis mis on nii rõõmsatel hetkedel toeks, kui kuhu saab kohe pisara poetada, siis sel aastal ma võtsin kaasa ühe väikese kriisipaki, et teie ringkonnavanem ei peaks muretsema selle pärast, et kui tema oma tähtsat tööd teeb, et äkki on pood kinni pandud ja ta ei jõua enam, et tal oleks väike pakike alati kodus võtta. Nii et ma väga-väga tänan sind, Kerli, selle töö eest, mida sa teed nii ringkonna juhtimisel kui ka Kodutütarde keskjuhatuse liikmena. Ja mul on üks pakk veel. Ja kui teil oli siin väike kartus, et Mare, see pakk on sulle, ma ütlen kohe ära, et sa võid juba vaikselt siia ette sättida, et kui te kõik ütlesite, et Mare oli ka teid hoiatanud, et ta läheb ära pensionile ja te ei lase tal minna, siis oli ta ka mind hoiatanud ja ka mina olin mures, mis nüüd saab. Aga õnneks eelmise aasta lõpus tuli Mare Tallinnasse ja me istusime ja rääkisime tööasjadest ja rääkisime muudest asjadest ja Mare küsis minu käest ühe küsimuse. Ma väga pikalt sellest ei räägi, aga see küsimus oli hästi lihtne. Ave, mis sa arvad, kas ma peaksin jätkama või ma peaksin pensionile minema? Siis
mul on hea meel, et mina ei mõelnud kaua ja ma ütlesin, et Mare, lepime kokku nii, et pensionile võid sa minna siis, kui sa tunned, et vot nüüd ma tõesti enam ei jaksa, aga vot seda tunnet ma sinu silmis praegu küll ei näe. Nii et mul on hea meel, Mare, et sa oled meiega ja sa tõesti juba pikka aega ja järjepidevalt tagad selle ringkonna hea toimimise ja ma näen seda praegu üle-eestiliselt, et need ringkonnad, kus instruktor vahetub mõnikord võib-olla tihemini, kui ma tahaksin, et nendel ei lähe nii hästi alati. Nii et olge uhked ja rõõmsad selle üle, et Mare on ja tagab selle ringkonna sujuva toimimise, nii et suur-suur aitäh sulle, ma olen siiralt tänulik ja ma olen väga-väga rahul, et just sina siin praegu oled. Aitäh! No nii, head sõbrad, enne kui me hakkame õnnitlema, siis Mare kindlasti tegi ennast huvitavaks, ei lähe ta kuhugi. Hommikul tuleb memm mulle staabi juures vastu, koos me plaanime asjad ära, tema läheb poodi, mina olen lattu ja nii need üritused tulevad. Sellepärast olge rahulikud. Ja Siiriga täpselt samamoodi, küll ta püsib siin paigal. Et nii on. Eks. Ma ei hakka rohkem neid suuri aastaarve rääkima, eks minagi olen teid mõningaid juhte näinud siin üle 20 aasta ja natuke peale ka veel. Aga nagu meil Kaitseliidus tavaks on saanud, siis me teeme alati, kui tuleme organisatsiooni sünnipäevale, ühise kingituse ja saab seda sündima ka seni, et on noortekotkaste poolt, on Kaitseliidu poolt ja on ka Naiskodukaitse poolt. Et ühine kingitus, niisugune asjaline, et ma tean, et kotkad ja tütred käivad erinevatel patrullvõistlustel, et on üks asi väga abiks söögi tegemisel, kui te peate metsas süüa tegema, ja suved ei ole magamiseks, kui elektrit ei ole, siis vahelduseks, kui te jõude tahate olla, saate ka raadiot kuulata. Nii on. Et kotkaste poolt kõigile kodutütardele ja juhtidele palju õnne, elame veel, pressime edasi ja on memm meil olemas, on Siiri olemas ja niimoodi lähemegi. No. Ehk siis omalt poolt Järva maleva pealikuna, Järva Kaitseliidu poolt kõigepealt ilusat sünnipäeva teile. Ma sain siin väga palju uut informatsiooni, et olete suur vägi. Mina pean teid väikesteks sammasteks. Naiskodukaitsele, siis Naiskodukaitse on suur sammas Kaitseliidu kõrval, nii et loomulikult, et alati oodatud ka Kaitseliitu, nii et me ei tee ühtegi vahet ega mingisuguseid erandeid, et keegi saa tulla ja keegi saa kuskile minna. Aga alati me oleme nagu hea meelega, nii nagu Kerli ka rääkis, kui on mure ja vaja toetus, siis Kaitseliit ja Naiskodukaitse on alati teid toetamas. Selle peale võite ma ei tahaks öelda mürki võtta, aga võite kindlad olla, et me oleme teie kõrval. Et päris mürki tahaks teile soovitada, siis tuleb teile hakata eneseabi, esmaabi tegema teile. Aga olge tublid edasi, võtke üritustest osa, sellepärast need üritused on alati väga südamega ette valmistatud ja nende üritustel alati oodatakse hästi palju osavõttu. Nii et oleme tublid, hoiame ennast nii-öelda vormis. Nagu öeldakse, et see aasta on ka liikumise aasta, siis ma paluksin ka kõik noortejuhid ka siia ette tagasi. Ehk siis saaksite jälle liikuda, püsti tõusta, tulla ette ja pärast pole tagasi minna. Palun kõik noortejuhid ka palun ette.
tere kõigile ka minu poolt. Mina olen siis Järva ringkonna esinaine ja ma näen siin, et siin on minu üksuse liikmed ju. Kõik on ju naiskodu kaitsjad. Ja mõni liige on täitsa minu meelest see aasta liitunud, et uskumatu. Kus jäi Evelin? Ei näe teda praegu. Aga mis mulle... Aga tegutseb teiega. Mis mulle tänasest meelde jäi, on see, et mulle meeldis, kuidas aasta kodutütar äärmise enesekindlusega liikus siiapoole. Selja tagant nägin, et täielik nagu power oli sees. Et super töö, naised. Ja Siiri, sinu kõne peale mul tekkis nagu endal ka mõte, et ma tean, et naiskodu kaitsjana, et see on elukestev olla naiskodu kaitsja. Mul on selline tunne, et isegi mina jõuan ükskord ka noortejuht olla. Et aitäh selle väikse pisiku eest. Et tõesti, meie amploa on nii lai ja seetõttu jätkame samas vaimus. Mulle meeldib meie koostöö, mulle meeldib see, kuidas me näiteks sel aastal evakueerisime kodutütreid Peetrist Koiki, äärmiselt põnev. Äkki õnnestub meil veel evakueerida neid ka enda väljaõppesse, sest meil oli Kuidaga hea kogemus, kuidas Kuidal käis 2 kodutütart töövarjul. Täiesti juhuslikult olin mina ka seal meie instruktori Merje juures töövarjul. Ja me istusime 5 laua taga ja nad rääkisid oma mõtteid, mida nemad ootavad. Ja see oli tõesti nii vahetu ja me saime sealt vähemalt 4 ideed. Et vaatame, kas õnnestub meil need juba see aasta äkki ära teha. Eks siis suhtleme. Me tahaksime teid siis meestega koos väikse lillega tänada. Lõhnavad väga kevadiselt, kuigi vabariigi aastapäev on veel ju vägede taga tundub. Aga väikseks meenutuseks. Ühe asja lisan veel, et see kõlas lause musid punaseks, et me ükskord ühist üritust planeerisime, Mare saatis kirja edasi, seal oli musid punaseks, mina saatsin Kotkaste juhtidele musid punaseks. See on see, et kontrolli kirju. See on see koostöö, Urmas, koostöö. Tere ka minu poolt, lugupeetud siinveebijad. Otsustasin enda viimase aasta puhul organisatsioonis teid tänada ja lahkuda väärikalt. Peab tunnistama, et ma ei ole eriline kõnede pidaja, seega ma kirjutasin luuletuse. Olin väike, krutskeid täis. Peab tunnistama, et siiani see tundmus pole läinud. Elust ei teadnud midagi ma veel, kuni kodutütreks sain eluteel. Maailm lahti rulliti mu ees, tasapisi ärgastus mu meel. Organisatsioon kodutütardest hoolib ja mist kõigist tublid isikud voolib. Aastaid läinud tuhk ja tolm, algsetest kaaslastest alles jäänud 3. Mina siiani pole käega löönud, kui siis ainult noortejuhtide närve söönud. Hilinenud, maganud ja unustanud piinlikult palju. Korduvalt kuulnud, kuidas Siiri koos Marega seetõttu karjub. Proovides neid kordi ette lugeda, siis pean appi võtma sõrmed varbad. Neistki väheks jääb, ma arvan. Seda ma neile ette ei heida, raske minusugust udu pead leida. Soovin teid tänada, kes mind on juhendanud ja targemaks teinud. Minu südames on teile alati koht. Ja sooviksin siis väikse kingitusega anda Järva ringkonnale. Ma küsin
tere õhtust! Mul on 2 lillekimpu veel, eks ega organisatsioon ei liigu, kui kuskil üleval Toompea nõlva ja on need vedurivedajad. Ja nende 2 kimbuga tahaks siis õnnitleda ka kodutöötajate peavanemat. Ma pean selle ära ütlema teile, mul läks enne meelest ära, nagu mul ähmiga ikka kõik asjad lähevad meelest ära, mis ma autos valmis mõtlen. Aga see liikmed, ma just vaatasin seda liikmete arvu ja see teie toetamine ja kõik. Et kui te korraldate alati nüüd järgmisel aastal ka selliseid sündmusi, et igaüks võtab sõbra kaasa ja teid on veel poole rohkem, siis see teie toetamine on üks paras väljakutse. Teile kõigile bussi ja võileiva raha leida, aga ma luban, et ma pingutan selle nimel ja te olete mulle alati meeles ja teie muudkui küsige ja minu ülesanne on siis leida lahendused. Aitäh! Armsad kodutütred, rühmajuhid, külalised. Õnnitlen teil nii iseenda kui ka Järva valla poolt tänase tähtpäeva puhul. Me peame olema tänulikud, et me saame olla õnnelikud. Meil on pere, meil on kodu, meil on sõbrad, meil on kool, kus me saame omandada eestikeelset haridust. Kindlasti on teie kõikides koolides sõbrad Ukrainast. Neil kõike seda võib-olla ei ole, aga nad soovivad seda. Sest ka neil on olla õigus õnnelikule lapsepõlvele. Armsad kodutütred, ikka jätkuvalt hoolime, märkame, aitame. Ja nii nagu ma eelmistelgi aastatel olen olnud, ma ikkagi jätkuvalt usun seda, et teie, armsad tüdrukud, suudate muuta maailma paremaks. Annan tervitused edasi ka Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimehelt Toomas Tammikult, ka temal on täna muideks sünnipäev. Ja Järvamaa Omavalitsuste Liit kattis teile kringlilaua. Aga kõiki rühmajuhte ma tahaksin tänada või tahan tänada ja tänangi läbi Kerli. Aitäh teile selle tänuväärse töö eest, mida te teete meie lastega. Jõudu jaksu teile ja kohtumisteni. Aitäh kõikidele õnnitajatele. Me ei tea, mis homme tuleb. Meie asi on täna õnnelik olla. Aga mina tean, mis meie tuju siin veel rohkem tõstaks, enne kui me pidusööke nautima asume. Kõigepealt me võiks küünlad ära kustutada, sest tundub, et õhtu on ikka väga pikk olnud ja Marel on pärast palju tööd nende rosettidega. Hea Marko, kes oled meid täna heli ja valgusega toetanud, sa võid nüüd kodutütarde laulu välja otsida. Teeme Markole ja meie teistele abilistele ühe suure aplausi. Aitäh, tantsujuhid, teile, Kerli ja kõik tantsijad. Aitäh, Koeru muusikakooli õpilased ja õpetaja Leana. Aitäh, Koeru kultuurimaja. Aitäh, Koeru jaoskonna naiskodukaitsjad ja pidupäeva kringli eest suur tänu Järvamaa Omavalitsuste Liit. Hästi korraks, jah? Juhuu! No nii, olete valmis kodutütarde lauluks? See on väga lühike laul, teate küll, 3 salmi ainult. No nii, meie oleme valmis.
kõik koos ikka, on ju? Mäletate ikka, jah? Võime püsti ka tõusta. Väiksel suurel, kallid sõnad ikka huultel. Armas oled Isamaa, ei sind iial jätta saa. Armas oled Isamaa, ei sind iial jätta saa. Kõikjal metsas vainulaasad, lõbus laul ja naer meil kaasas. Vallutame metsaradu, kalliks peame oma kodu. Vallutame metsaradu, kalliks peame oma kodu. Olen olas õppin hästi, kommed seadust tees nii hästi. Kodutütrel kindel veel, saades laulus elu teel. Kodutütrel kindel veel, saades laulus elu teel. No kas te kujutate ette, selle laulu esmaesitlus oli siis, kui mina olin veel kodutütar. Ja laul on siiamaani hitt, missugune. Veits tümpsu ja biiti taha ja ma arvan, et sellele võiks mingi uuema versiooni küll teha. On ju? aga mitu koerurühma kodutütart siis täna laval esines? Vähe. Kes ütles 18? Väga hea. 18 on õige vastus, aga koeru kodutütart, aga lava peal oli tegelikult 20 kodutütart, sest ma nägin ühte Koigi kodutütart täiesti ootamatult. Ja siis oli üks kodutütar Peetrist ka veel laval, aga kes ütles 18? Õige vastus, tulge siia, saate auhinna. Tüdrukud võite üle anda. Te ei saa neid kommikarpe endale, andke õige vastuse ütlejale. Nii, ja nüüd ongi kõik see ametlik osa läbi. Me juba viskasime siin nalja, me oleme vist terve õhtu nalja visanud, meid rohkem ei kutsuta, Kristiine, õhtut juhtima. Seda ei olnud siin kirjas. No ma ei tea, kas meil õnnestub üks ühispilt, öelge need fotograafid, kas see on üldse reaalne või? Keegi ütles ei, see oli Iiris, kõht koriseb, ma olen täiesti nõus sinuga. Häbematult kaugele jääb koolilõuna. Mida ma isegi meenutada ei suuda. Aga proovime ikka siis, on ju? Teeme nii, et tüdrukud, teie tulete siia lava keskele pressite ja meie sõbrad pressime äärtesse. Siis on hea turvaline, on ju? Aga teeme hästi ruttu siis, on ju? Ja siis ootab meil tõesti kringrilaud ja väike kosutav salat ja morss. Saate teha pilte ja selfisid peavanemaga, ringkonnavanemaga, rühmavanemaga, rühmavanema abiga, kellega iganes.